Helle Nordlis ja Helle Nordlis FG. Üks on siis täiskiilprofiiliga 12C27 teras ja tera paksus 2,1 millimeetrit. Lihtsalt Nordlis 14C28N ja 3,1 millimeetrit terapaksusega. Mõlemad nood on nii-öelda täisrood, full tang. Üks on siis Scandi ja teine siis täiskiil. Sükestest huvitavatest nugadest teeme täna juttu. Tervitus ka siit poolt. Omapärased noad. Vähemalt üks nendest. Ehk siis FG mudel. Ja alustamegi kohe sellest, et mis minu jaoks nagu tema puhul võib-olla see on, mille tõttu ma ütlen tema kohta omapärane. Üldse mitte halvas mõttes. Aga nuga, mille terapaksus on ainult 2,1 millimeetrit, minule subjektiivselt isiklikult tundub nagu sellise noa kohta, mida ma metsas kasutan robustse töö jaoks, natukene liiga õhuke. 3,1, see on juba täitsa okei. See on juba täitsa tipp-top. Ja see nii-öelda terapaksus on väga hästi tajutav, kui nugasid käes hoida. Täiskiilprofiiliga FG, see on kerge nagu udusulg. Scandi profiiliga nuga seda ikka käes tunned, aga ta on ka pigem kergema poolne. Tootja siis Helle 2024. aasta mudelid on. Tera pikkus on siis kodulehekülje andmete järgi 122 millimeetrit. Minule endale oma mõõtmistega tundus see pisut pikem. Et ma paneksin siia üks 4-5 millimeetrit otsa. Aga see selleks. Ütleme, et sellises mõnusas mõõdus noad, mida võiks pidada niisuguseks üsna universaalseks tööriistaks inimesele, kes käib metsas, telkimas, matkamas, tegeleb bushcraftiga ja nii edasi. Ja ütleksin selliselt, et kui ma ei oleks selline noanohik, selline noafetišist, vaid ma oleks nagu normaalne inimene, kellel on võib-olla üks sükke universaalne nuga, võib-olla igaks juhuks mingi sükke veel suurem, massiivsem, mille üles on asendada kirvest ja taskus on näiteks pisikene taskunuga või kaelas kaelanuga või midagi sellist. Või ongi mingi väiksem buss, näiteks Helle Utvea. Siis ma ütleks niimoodi, et ta on nii hea nuga, et ilmselt paremat ei tahakski. Et see ajaks kõik asjad ära. Ma ei ole küll väga suur Scandi profiili nii-öelda austaja, aga selle noa puhul ilmselt tänu sellele, et terapaksus on ainult siis 3,1 millimeetrit, see asi suudab äärmiselt hästi lõigata kõike. Et kui mul on temaga ikkagi vaja näiteks, siin on mul katsk opsti, päris kenasti niimoodi diagonaalselt lõikas läbi, et mitte midagi pole nagu ette heita. Jah, kui ma nüüd tahan nagu täpselt ristikiudu puusse lõigata, siis ma pean tiba rohkem tööd tegema, vaeva nägema, aga üldse mitte midagi hullu ei ole. Et kiiresti on vaja näiteks mingisugused vaiasid tarbi või telgi jaoks nokitseda,
siis tegelikult saab suurepäraselt hakkama. Ilmselt see nuga sobib väga hästi siis, kui on vaja mingid püünised lõkse teha. Et ütleme niimoodi, et päris hea nuga. Et kui isegi minu nii-öelda kontseptsioon looduses käies oleks ainult üks nuga, siis see võiks täpselt see nuga olla. Et sellega saaks kõik vajalikud tööd, toimingud ära teha ja temaga on ka päris mugav tegelikult toidu kallal nokitseda. Et lõikab nii-öelda köögivilju, puuvilju, veidikene võib-olla seal õuna või kartulit kipub nii-öelda nagu murdma, kui lõikad, tahaks praekartulit teha või õunaviila, aga ka ei midagi hullu, sest ta on võrdlemisi sale. Et päris hea, ütleme, ma ütleks kohe ära, et selline sihtgrupp, kes teda kasutada võiks, kindlasti inimesed, kes tegelevad bushcraftiga, käivad looduses palju telkimas ja kuna ta on suhteliselt mõnusalt kerge, siis on ta võrdlemisi mugav ka inimesele, kes näiteks on matkateel kulgeja või teeb sellist off-road matkamist. Et peaaegu täiuslik nuga, niimoodi, et ma isiklikult 5 palli süsteemis äärmiselt tugeva 4+ annaks talle ehk võib-olla võiks isegi sellise 5- pakkuda, mis siis täpselt täis 5 puudu jääb. Võib-ollagi ainult see, et tegelikult oleks päris tore, kui ta oleks mõnest superterasest ka. Ja muud ei midagi, see ongi ainukene põhjus. Nüüd, kui teha juttu mudeli FG kohta, siis vaat siin juhtubki see, et tegemist on omapärase asjaga. Et ta lõikab üle mõistuse hästi. Diagonaalselt puidukiust läbi nagu võist. Mitte midagi ei ole ette heita. Et kui mul on vaja temaga nokitseda, jälle taaskord teha mingit vaia või midagi söökast, püünised lõksud. Ta on parem kindlasti kui lihtsalt nordlus. Aga ma ei võtaks teda enda metsanoaks. Et vähemalt mitte primaarseks metsanoaks. Tegelikult ta võiks mul kaasas olla. Minu avastus on see, et tema näol on tegemist ma rõhutan kohe, äärmiselt hea noaga, kui on vaja tegeleda toiduga. Tema lõikamisomadused on lihtsalt selle koha pealt fantastilised. Ja see nuga on mul nüüd olnud praegu, meil on mai algus, detsembris ma ta sain, selline tugevalt 4 kuud, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, 5 kuud, matemaatikaga on kehvasti. Ja ta on ennast nii-öelda köögis tõestanud ja ta ongi muutunud mul tegelikult nagu mõnes mõttes võiks öelda kokanoaks. Ja kui hea ta see on, ma toon teile üks huvitava näite, et mul kaasa vahepeal viljeles iga õhtu ciabatta tegemist ja see oli nuga, millega sai lõigata just värskelt ahjust võetud tulist ciabattat, millel on tugev krõbe koorik ja sisu on hästi pehme ja kohev. Ja see lõikas suurepäraselt seda. Nii et selle koha pealt ei ole mitte midagi öelda. Üli hea nuga. Miks temast ei saa minu nii-öelda primaarset metsanuga mitte kunagi, ongi see, et ta nii õhukene on. See 2,1 millimeetrit. Ma lihtsalt kardan, et ma võin sellise brutaalse tööga, näiteks kui ma puu algu lõhestan temaga pirde teha või midagi söökast või lihtsalt alg pooleks saada. Ma kardan, et ta kuskilt maalt võib järgi anda. Ma ei ole 100% kindel. Ütlen ausalt, et ma liiga julgeid katsetusi ei ole temaga teinud, sest ma tahtsin teha seda videot. Aga praktika on töö kriteerium ja ma olen varemgi siin kaamera ees ühest kallist noast lahti saanud kallimast kui see.
Vaatame, kas ajalugu kordub või ei kordu. Siin on täiesti kuiv kase alg. Küll mitte ühtegi oksa sees ei paista. Ja proovime ta lihtsalt pooleks teha. Valetasin, on oks. Nii, suutsin oksast läbi minna. Nuga jäi terveks. Ilmselt siin aitab kaasa see, et tegemist on suhteliselt elastse noaga, mis ülihästi paendub. Vägagi hästi. Ja teine üldse ei paendu. Ja noh, minimaalselt. Aga noh, ta tungib pikikiudu valust läbi. Noh, seetõttu, et ta on nii sale, ta on terav ja ma üsna tugevalt survestan teda toksides. Jäi terveks. Võib-olla proovime veel korra. Tegelikult tühja. Ärme teda rohkem kiusa. Vaatame, kuidas selle sama tööga saab siis hakkama see nuga, mis on Scandi profiiliga. Jälle taaskord kuiv kask. Noh, jah, puualg ei olnud küll nii kõrge, aga see kohe nii-öelda klõmm, nagu lõhkumiskirves, lõi puualu 2 lehte laiali. Et see Scandi profiiliga on kohe kindlasti rohkem metsanuga. Et selles mõttes kõlab võib-olla veidralt, aga kui sa tahad omale väga head söökest metsaoskuste viljelemise nuga metsas, kulinaarsete kunstide viljelemise nuga, siis sa tegelikult vajad seda duetti kohe kindlasti. Ja see on üsna täiuslik kooslus. Kuigi ka see on söögi tegemisel Scandi profiiliga päris hea nuga. Et mis ta siis veel teeb? Mul on vaja nüüd lõket ette valmistada. Siis jah, ta saab päris kenasti hakkama. Noh, eks seda tööd ma olen väga palju teinud. Ja isegi ma ütleks niimoodi, et noh, liiga hästi ta ei lokita, aga ta ei saagi lokitada liiga krussi neid ajada, sellepärast et ta on täis kiir. Ma nüüd proovin teiselt poolt teha Scandi profiiliga vastu ja see lokk, mis siit tuleb, kusjuures ülimõnusalt lõikab, ülimõnusalt, väga mõnusalt. Noh, siin võib näha. Ühel pool on lihtsalt kaardus nii-öelda lokid, aga teise pool on täiesti krussis sellised. Nii et kui mul on vaja selle noa abil ette valmistada lõkkesüstemiseks materjali, siis igal juhul Scandi profiiliga versioon on see õige. Ja noh, väga mõnusalt libedalt liigub puidukiudude vahel. Kuidas siis temaga tulerauda on kasutada? Ma ütleksin, et päris hea. Ei ole põhjust kurta. Ma ütleks niimoodi, et võib-olla saab hakkama. et see on nüüd CFG versioon. Et jah, ma võtaks kokku niimoodi, et siis FG on täpselt siuke ideaalne
kokkamise nuga, kõik, mis puudutab toitu ja nii edasi, aga hea käepideme tõttu sa saad midagi veel ära teha ka. Sa saad temaga tõesti puidu kallal ka nokitseda ja ta on mõnusalt kerge, ta on ikka tõesti nagu udusulg. Candy profiiliga on täpselt selline õige metsanuga kohe, ta on nii 100% metsanuga, kui nuga saab olla. Ja see, loomulikult see väljanägemine, tema disain, see nii-öelda stabiliseeritud kask, Maarja kask, ta on kaunis. Ja mis mulle ka meeldib, on see, et tal on siin nii-öelda tagaotsas ütleme siis nii, pepu laiendus. Kui siin on vaja midagi rapsida, siis ta istub siin sõrmede vahel niimoodi, et võib küll mingi nahkpaela nööri siit läbi panna, veel ümber randmega oleks, aga ma isegi ei näe vahet. Mulle ei meeldi, kui mingisugused paelad või nöörjupid on noal küljes, et nad hakkavad mind igasuguses muus töös ja toimetamises segama. Et selles mõttes kokkuvõtvalt päris head maad. Lihtsalt sa pead FG versiooni puhul vaatama, kus sa teda kasutad, mille jaoks ja mille jaoks jätad kasutamata. Tuped, mis siin vahepeal maha kukkusid, väga viisakad, kenad, üsna lakoonilised oma olemuselt. Kvaliteetne, tundub igal juhul. Mitte midagi halba pole öelda, mitte midagi edevat, aga kui sa võtad kätte, vaatad, kvaliteetselt tehtud. Et selle koha pealt nagu ei ole mitte midagi halba öelda. Vot, aga ega ma siin nendest pikemalt midagi ei räägigi, et Ellen Nordlis julgen soovitada igal juhul ja kui sinu looduses olemise või miks mitte ka kodus olemise nii-öelda ja ka eeskätt looduses olemise kontseptsioon, toitumiskontseptsioon ei ole üles ehitatud ainult selle peale, et sa kuuma vee millegile peale valad, vaid et sa naudid ka pikka protsessi, mille tulemusena valmib midagi suurepärast, siis Nordlis FG on täpselt see nuga, mida sa vajad. Vot, nii palju siis raskest muusikast. Ja kui enne ei näe, siis kindlasti järgmine kord. Ja, ma ei ole seda kunagi varem öelnud, aga palun nii-öelda subscribe'ige ka mu kanalit. Tellige see omale. Teile ei lähe see mitte midagi maksma, aga üks päev hakkab sinu toru mulle võib-olla maksma. Ja kui mulle makstakse, siis ma saan rohkem nugasid osta, rohkem videosid teha. Seni kõik ilusat.